Sellist autohuviliste laulupidu sai tänapäeval näha Tapa lähedal Vajangu jäärajal. 10 inimesed olid tulnud kinnisele ja hooldatud jäärajale proovima, kuidas autolibedaga käitub. Eks selles seltskonnas on suur osa ka neid, kes lihtsalt tahavad külge lasta. Aga ka ega see pole paha. Kogemused auto käitumise kohta libedal on väga vajalikud, eriti nüüd, kus talv on ja saab võimalust kasutada. Ma võin öelda, et sellised toredad jäärajad, mis valmivad täna Eestis, on super koht selleks väljaelamiseks. No teine asi ka kindlasti on autotunnetus vist. No loomulikult, et siin jäärajal me saamegi autotunnetuse kätte, et ei ole mõtet minna kaubanduskeskuse parklasse rallima, kui sul ei ole siit tunnet käes. Et kui sa saad siit tunde, siis võid juba rahulikult ka liiklusesse minna. Seda, et libedal sõitmist tuleks ja peab harjutama, on väga nõus ka koolitajad. Meie tänapäevased autod kubisevad erinevatest sõiduabisüsteemidest ja tihtilugu loodetakse palju just nende peale. 100% mina ei loodaks mitte ühelegi juhiabisüsteemile, sellepärast et see on ka asi, mida me tegelikult siin enda libeda rajal hästi tihti õpilastele näitame, räägime, et juhiabisüsteemid on jube toredad abivahendid. Nad aitavad sind, nad on sulle selles suhtes igal juhul kasuks, nendega on kindlasti lihtsam kui ilma, aga kindlasti ei saa nende peale lootma jääda. Ka näiteks stabiilsuskontroll, mis aitab sul nii-öelda juhitavust paremini tagasi saada, sind tee peal hoida. Ka see ei pruugi esiteks alati toimida. Mille vastu siis kõige enam eksitakse, kui tõepoolest sõiduk kaotab ootamatult juhitavuse? Üldjuhul ongi kiiruse valik, on see kõige põhilisem asi. Kiputakse sõitma niimoodi, nagu inimesed on harjunud sõitma. Sõidetakse niimoodi, nagu sõidetakse heade teeoludega ja unustatakse ära see, et pidurdusteekond on tunduvalt pikem. Auto ei jää nii lihtsasti seisma, ehk siis kui me hakkame pidurdama viimasel hetkel, siis sellise kiiruse pealt me ei saa võib-olla seisma enam, eks ju. Teine asi ongi see, et just näiteks pidurdused. Liiga hilja peale jätakse asjad. Eestimaal on praegu ilusad talveilmad, nii et soovitan igakülgselt minge vaadake, leidke oma maakonnas või piirkonnas kuskil selline suletud liberada, kus on hooldatud ja on võimalik lihtsalt proovida, kuidas auto käitub libedal teel. Reeglina sellistele statsionaarsetele libedasõiduplatsidele naastrehvidega ei ole lubatud proovima minna, kui just pole tegemist looduslikule veekogule rajatud rajaga. Laitses saab aga veel ühte huvitavat võimalust katsetada, nimelt talvekarti, kus saab heal jäärajal hobikaardiga sõita. Põhimõtteliselt samad hobikartidega jah, sest sellest piisab, et vägevat emotsiooni saada. Seal peaks ikkagi olema ka rehvid sellised, mis kannatavad sellist libedust välja. Jaa, ikka, ongi päris naastrehvid, naelad küljes. Õnneks väga tõsiseid teateid libedaga juhtunud õnnetustest viimase nädala jooksul pole tulnud. Ilmselt ollakse oludega harjunud ning osatakse õigeid sõiduvõtteid kasutada.